Nii, jätkame siis raamatu lugemist, siis et natuke põles raamat ära, aga tekst on kõik alles, nii et pole hullu. Ja küünla kustutasin ära ja enam küünalt siia lähedusse ei pane. Nii. Sinu noorem mina nägi toimunut ühtmoodi, aga nüüd oled sa vanem. Kui sa just ei taha lubada 4-aastasel oma elu juhtida, siis on vist aeg ajakohastada oma mentaalseid salvestisi. Alateadvus ei ole kriitiline ega eelarvamuslik. See ei analüüsi ega aruta. See lihtsalt kogub andmeid ning toimib seejärel vastavalt saadud mõjutamisele, programmeerimisele, instrueerimisele ja sõnumitele. Tuhandetest niisugustest meie lapsepõlve kogemuste tõlgendustest saavad uskumused ja seejärel meie elureeglid. Alateadvus kasutab neid reegleid meie käitumise suunamiseks. Nende minevikust pärit mälestuste, kogemuste ja tõlgenduste juurde pidevalt naastes loome me närviteede kõrvale uusi rakke, mis võimendavad seda vanade uskumuste ja reageeringute mustrit. Niisugused uskumused on peamised tervendamise takistajad. Hea on aga see, et nende uskumuste vabanemine aitab luua uusi terviklikke mustreid. Kahjulikud uskumused toimivad järgmiselt. Need loovad justkui kõverpeegli, milles näeme oma elu ja iseennast väärtunult. Meie taju moondub. See kõverpeegel hoiab meid kinni mõtete ja mustrite küljes, mis meie elu piiravad. Niisuguseid piiranguid uskudes elame me nende raames üha süvendades seda uskumust, mis aitab luua meie reaalsuse. Uskumuste tõttu hakkame endale vastu töötama. Toon sulle ühe näite sellest fenomenist. Joe oli uus klient, kes ei teadnud veel, kuidas energia toimib. Ta oli juba 10 aastat olnud abielus oma eluarmastusega, kuid vaevlenud ärevuse ja tõsiste seedehäirete käes. Tema naine kõlas kirjelduse põhjal väga rõõmsameelsena. Joe kirjeldas teda seltskonna hingena, kes oli sageli koosviibimiste täht. Joe armastas seda omadust temas väga, sest ta ise oli ujedam. Ent vestluse käigus tunnistas Joe mulle, et ujedaks muutus ta noorpõlves ühel kooli tantsuõhtul kogetu tõttu. Kõik teised noored olid gruppidesse kogunenud, aga Joe'd ei kutsunud keegi enda seltsi. Ta lonkis kogu õhtu suupiste laudade juures, käis tualetis ning sidus ühtepuhku kingapaelu, et jääks mulje, nagu oleks ka temal midagi teha. Olen kuulnud paljudelt klientidelt tema loo eri variante ning usun, et enamik neist tunneb seal enda ära. Sellest õhtust peale oli Joe ennast seltskondlikel sündmustel ebamugavalt tundnud ning kõrvale tõrjumist peljanud. Ta tundis nüüd on aeg naasta oma tegeliku mina juurde, et mitte olla koosviibimistel võõrkeha. Oma esimesel seansil tegelesime tolle kunagise koolitantsuõhtu läbi töötamata elamuse vabastamisega. See elamus võis tekitada uskumuse. Koos viibimistel tõrjutakse mind. Kontrollisin lihastestiga mõnda uskumust. Ka seda, kuid samas kuid saime vastuse ei kõigele, mida ma oskasin välja pakkuda. Lõpuks hakkasin välja pakkuma teisi ideid, mis polnud selle tantsuõhtuga seotud. Ajurünnakut jätkates kontrollisime lihase testiga ühte uskumust, millega mul tuleb sageli kokku puutuda. Kui ma lasen välja paista oma tegelikul olemusel, siis see ähvardab minu mingit suhet. Ning just see oligi. Joe keha vastas meile jah. Seega tegime lihasteste suhete kohta ning leidsime,
et Joe keha seostas seda hirmu oma naisega. Joe rääkis mulle, et see uskumus oli tal tegelikult ka teadlikul tasandil. Seega oleksime ka lihase testita lõpuks selleni jõudnud. Joe ei pääsenud oma koormast sellepärast, et sügaval sisimus uskus, et kui ta oleks see tõeline enesekindel versioon iseendast, ohustaks see tema naist ja naise mõjuvõimsat isiksust. Alateadlikul tasandil uskus ta, et nad mõlemad ei saaks olla seltskonnas edukad. Ta rääkis mulle, et see uskumus võis olla pärit tema vanemate suhtest, kus ema oli samuti jutupuhuja. Isa aga seisis sõnatult kõrval. Kui isa juhtus suu lahti tegema, sõitles ema teda teiste kuuldes. Sõitles, väga huvitav sõna, sõitles. Sõitles nagu sõitles, sõnatas, sõitles. Ehkki polnud teada, kas see oleks Joe enda abielu puhul üldse probleemiks osutunud või mitte, tekitas see Joe kehas suurt stressi, et ta pidevalt naise heaks oma isiksuse maha surus. Läbi töötamata tantsuõhtu elamuse vabastamine, harknäärmetesti ja koputamise ning emotsionaalse vabastamise teraapia abil oli tõhus algus. Seejärel vabastasime veel 2 mälestust selle kohta, kuidas ema oli pannud isa piinlikku olukorda, kui temagi püüdis midagi öelda ja vestluses osaleda. Esimeseks valisime kõige varasema ja mõjukama mälestuse ning teise saime teada lihastestiga, järjest võimalusi kitsendades. Edasi tegelesime uskumusega. Kui laseksin särada oma tõelisel olemusel, ähvardaks see minu suhteid naisega, kasutades võtteid, mida sina üsna pea tundma õpid. See aitas Joel lõpuks ennast seltskonnas märksa kindlamalt tunda. Kuna sa juba tead, kuidas tõlgendada kehakeelt seoses sümptomitega, siis mainin üht huvitavat kõrvalseika. Joe seedehäired olid selles situatsioonis väga spetsiifilised. Ehkki igasugused stressireaktsioonid mõjutavad oluliselt seedesüsteemi, toimis Joe seedeelundkond ka kaitsemehhanismina, sest see takistas teda minemast kohtadesse, kus ehk tulnuks tualeti järjekorras oodata. Teatud viisil oli see väga sobiv, sest see aitas tal vältida situatsioone, mis vallandasid tema hirmu seltskonna ees. Kas näed nüüd, kui tihedalt on läbi töötamata üleelamised, kahjulikud uskumused ja füüsilised sümptomid omavahel seotud? Me oleme lihtsalt mõistatuste kogum, mida on vaja armastavalt lahendada. Alateadlik mõistus võib olla programmeeritud nõnda, et see paneb meid uskuma, nagu oleks mõni raskus, sümptom, haigus või probleem meile hoopis parem kui sellest vabanemine. Joe hirm seltskondliku suhtluse ees ja seedehäired tunnistasid, et ta püüab visalt oma abielu kaitsta. Uskumused võivad mõjutada meid paljudel eri viisidel. Kui sa saad teadlikuks oma elu uskumustest, jälgides üleelamisi, mis su ees järjest avanevad, siis ole vastuvõtlik ja aruta kõiki võimalusi. Klientidega tegeledes kuulen sageli, kas tõesti, ja see ongi kõik, kui mõnele neist jälile jõuame. Uskumuse jõud. Tahan, et mõistaksid, kui oluline on pühendada uskumustele aega, nagu sõltuks sellest sinu elu ja tervis. Tegelikult ju sõltubki. Üks veenvamaid lugusid uskumuste väest, mida olen kuulnud, pärineb Sam Londi juhtumist. Tal diagnoositi söögitoru vähk ja see tunnistati nagu ravimatuks.
Mõni nädal pärast diagnoosi panemist Sam suri. Lahkamisel selgus, et Samil polnud vähkkasvajat kehas õieti ollagi, igatahes mitte surmaval määral. Kehas leidus küll vähikoldeid, aga mitte söögitorus. Ja tema arst nentis, arvasin, et tal on vähktõbi. Tema arvas samuti, et tal on vähktõbi. Kõik ümberringi arvasid ka. Kas ma olin mingil viisil ta lootuse kustutanud, mõtles arst. 2014. aastal publitseeris New England meditsiiniuuringu, mis osutas, et kirurgilise lõikuse imiteerimine võib olla sama tõhus nagu tegelik toiming. Selles uuringus ootasid patsiendid põlveliigese operatsiooni, meniskirebendi tõttu piinas neid ränk valu. Ühel juhul parandasid uuringus osalenud Soome kirurgid rebenenud kõhre, teisel juhul lihtsalt imiteerisid operatsiooni, tehti sisselõikeid ja õmmeldi need kinni ja see oli kõik. Juhuks, kui narkoosi all viibivad patsiendid midagi siiski kuulevad või mõistavad, liigutasid arstid ja õed instrumente, tekitades iseloomulikke kõlksatusi ning teestlesid just nii pikka lõikust, nagu see tavaliselt oleks. Tõeliselt opereeritud patsiendid paranesid samamoodi nagu need, kellel oli lõikust imiteeritud. Uskumatu. Oma raamatus kirjeldab Bruce Lipton juhtumit, mis demonstreerib uskumuse absoluutset väge. Nüüdseks on tehtud juba palju uuringuid, mis tõestavad, et meie uskumused loovad meie reaalsuse. Dr. Liptoni põhjapanev uurimus on vist küll üks rabavamaid näiteid, mis tunnistab, et su mõistus muudab sinu keha bioloogiat vastavalt alateadlikele uskumustele. Sinu keha keemia otsib juhatust sellele domineerivalt ajuosalt. Kas nüüd mõistad, miks on oluline, et hoiaksid endas häid uskumusi? Negatiivsetest uskumustest vabanemine, et saaksid täielikult tervenemisele häälestada, on nüüd suurim tööriist vabaduse jaoks. Niisiis, kas sa oled valmis alustama? Otsusta, mis peitub sinu uskumuste varjus. Selle peatüki lõpus õpime vabanema negatiivsetest uskumustest, kuid esialgu peame selgusele jõudma, mis peitub sinu uskumuste varjus. Kui tegeled blokeeringute tuvastamisega, soovitan sul kõik tähelepanekud üles kirjutada, et näeksid kokkuvõtlikult, mis jama su aju kõik täis on. Nende mõtete kirjapanek aitab sul algatada ideede voolu ning loob ühtaegu ka ülesannete loetelu, mille kõigega sul tuleb vabanemiseks tegeleda. Pidurdavad uskumused, mis tulevad sellest, et alateadvus ei ole tervenemisele häälestunud, keerlevad tavaliselt mõne üksiku põhikontseptsiooni ümber. Ohutus. Tervenemine on ohtlik. Kui tunnetame sisimas, et tervenemine on ohtlik, on see nagu hiiglaslik betoonplokk meie teel. Just niisugust betoonplokki näen kõige sagedamini. Tean, et see tundub olevat ebaloogiline, sest haigus või emotsionaalne kurnatus ise tekitavad meis ju ka tavaliselt suure ohutunde. Samas hoiavad need meid mõnes mõttes ka ohust eemal. Sageli lõikavad need meid ära suurest pahast maailmast, et saaksime olla oma koduses turvatsoonis. Aitavad meil öelda ei sellele, millele ehk muidu ütleksime jah. Ja muud sellist. Valmisolek. Ma ei ole valmis tervenemisele ressursse kulutama. See hõlmab mõtet, et me ei ole valmis tervenemiseks midagi ette võtma.
sest näiteks energia või raha säästmiseks või muuks sääraseks. See blokeering on otseselt seotud suure töö ja vaevaga, mis tuleb tervenemiseks ette võtta. See uskumus ei tulene mitte laiskusest, vaid sageli hoopis sellest, et oleme kurnatud tüdin pikast võitlusest oma probleemidega. Väärilisus. Selline mõte, ma ei väärigi tervenemist. See blokeering on seotud uskumusega, et me ei väärigi tervenemist või õnne, et me pole seda väärt. Sageli on selle keskmes madal enesehinnang. Ajaline valmisolek, ma ei ole veel valmis tervenema. Tervenemiseks valmisoleku puudumine mängib oma osa. Kui me tunneme, et kõik muutub liiga kiiresti või et veel liiga palju tegemist on, enne kui me oleme valmis ellu naasma. Võimelisus. Ma ei ole võimeline tervenema. See blokeering keskendub uskumusele, et sul pole seda või et sa ei pea vastu kõigele sellele, mida tervenemiseks vaja läheb. Et sa pole suuteline tervenema, sest sul puudub selleks vajalikud sise- või välisressursid. See blokeering on seotud mõtte või uskumusega, et teised suudavad küll terveneda, kuid mina mitte. Väga huvitav. Võimalus, mul on võimatu tervendada, mis on palju blokeeringut, jumme küll. Tundmus, nagu polekski tervenemine võimalik, on sageli pärit meditsiini professionaalidelt. Kuuldus, et sul on kõige raskem juhtum või et sinu häda on ravimatu, lisavad seda laadi uskumustele hagu all. See blokeering on kujunenud tundmuse ümber, nagu oleks sinu seisund lihtsalt liiga halb. Ja kõige hullem on tahtmine, ma ei tahagi terveneda, uskumatu. Soovimatus terveneda tuleneb tavaliselt sellest, et sinu hädas peitub ka midagi meeldivat. Kõigel, mida me oma elus negatiivsena tajume, näiteks haigus, on ka mingi positiivne tahk, kasutegur. Mõnikord kas või ainult alateadlikul tasandil varjutab meie vaevusest saadav kasutegur sellest vabanemise soovi. Ja vot see on see, mida ma olen inimeste juures nagu tajunud. Et kuna mina tegelen peale massaažidega veel inimesteni terviseteadlikkuse toomisega ja kui ma räägin neile, kuidas on võimalik ise enda tervise eest hakata hoolt kandma, siis vesteldes nendega, et kuidas on see võimalik, siis nad loobuvad sellest, ütlevad, et see ei ole võimalik. Ja siis mul tekibki küsimus, et kas need inimesed üldse tahavad terveks saada. Ja tundub, et ei taha ja siis polegi midagi teha. Et need inimesed, kes on nõus seda pakutavat, mida mina pakun, see terviseteadlikkus, testi- ja teaduspõhine toitumiskontseptsioon ja need inimesed, kes valivad selle teadlikkuse ja tahavad päriselt terveks saada, need valivad ja kes ei taha, need jäävad oma arsti uskumustesse ja kuulavad arsti ja annavad nagu enda väe ja võimu nagu ära arstindusele selle asemel, et saada teada, täpselt nagu siin raamatus on, et kõike on võimalik ise otsustada, kui sa teda tahad ja terveneda. Vähenda oma uskumuste arvu. Oletagem, et sinu ülimalt mõjuvõimas uskumus kinnitab, tervenemine on ohtlik. Võib-olla pead sa uurima ühe põhiuskumuse, paljusid alauskumusi ja nende põhjusi. Teisisõnu, võib leiduda mitu põhjust, miks su keha tajub, nagu oleks tervenemine ohtlik. Näiteks ühele minu tuttavale võib see halvasti mõjuda. Või pean siis uue töö leidma või ma ei saa siis enam emalt ja isalt nii palju tuge. Küllap mõistad, et need kõik on uskumused, aga samas ka su tervisehäda, head küljed või kasutegurid. Sa otsid alati mõlemad. Järgnev näidete loetelu avab su silmad ehk. Kui tohutult palju on võimalikke negatiivseid uskumusi, mis võivad tervenemist raskendada.
Pea meeles, et tõenäoliselt langevad need ühte suurde põhikategooriasse. See, mis ma enne ette lugesin. Ohutus, valmisolek, väärilisus, ajaline valmisolek, võimelisus, võimalus ja tahtmine. Kuid nende varjus võib peituda palju mitmesuguseid põhjusi. Soovin, et alustaksid siinsest loetelust, et saaksid ajurünnakuga pihta hakata. Võid täiesti vabalt kasutada iga uskumust lihtsalt soovitusena ning asendada sõnu nendega, mis sinule rohkem sobivad. Nagu ma eelmises peatükis läbi töötamata mineviku kogemuste juures selgitasin, ei tarvitse sul tervenemiseks kõikidest oma uskumustest vabaneda või neist lahti lasta. Kui tahaksin, leiaksin kindlasti endagi juurest veel mõne. Ära lase sel protsessil end üle koormata. Lihtsalt alusta kuskilt. Mõni tervenemist blokeerivate uskumuste näide. Nüüd tuleb hästi pikk loetelu. Mind armastatakse ainult siis, kui ma olen haige. Mind armastatakse ainult siis, kui ma olen täiuslik. Mind ei armastata üldse. Ma ei vääri armastust. Minust ei hoolita. Ma olen väärtusetu. Ma langetan alati valesid otsuseid. Isegi kui miski näib juba edenevat, siis juhtub kohe midagi halba. Kui teen oma tahtmist, siis on teised inimesed õnnetud. Samal ajal ei saa olla terve ja õnnelik. Vajan seda häda või haigust, et mu vajadused saaksid rahuldatud. Et tunda end turvaliselt, pean olema haige. Kui tervenengi, siis tuleb haigus tagasi. Kui tervenen, jään täiesti üksi. Lõõgastumine on ohtlik. Õnnetunne on ohtlik. Kui luban endal midagi head, siis keegi teine kannatab selle pärast. Kui tervenen, siis hakkan tahtma oma suhet katkestada. Suudaksin terveneda ainult siis, kui saan rohkem abi. Väärin midagi ainult siis, kui suudaksin terveneda ainult siis, kui mul oleks rohkem raha. Kui ma tervenen ega suuda ikka kaaslast leida, siis pole mul selleks enam mingit vabandust. Juba missugused uskumused. Isegi kui terveneksin, poleks mul ikkagi midagi teha. Tervenemisel pole mõtet. Pean tervenemiseks teisele andestama ja nad pääsevad puhtalt. Tervenemisel kaotan oma identiteedi. Isegi kui tervenen, olen juba teistest liiga palju maha jäänud. Kui tervenen, ei tohi ma enam teistele pettumust valmistada. Et tervenemise suurt vaeva korvata, pean saama täiuslikuks. Ma vean ennast alt. Ma ei tea, kuidas terveneda. Võin tervenemisel sõpradest ilma jääda. Inimesed hoolitsevad minu eest ainult siis, kui olen haige. Ma ei ole tervenemiseks piisavalt tugev. Minus puudub tervenemiseks vajalik. Olen tervenemiseks liiga tundlik. Olen liiga õrn. Ma ei tule tervenemisprotsessiga toime. Ma vajan seda vaeva või haigust mõtete kõrvale juhtimiseks. Mu elu muutub, kui ma tervenen. Ma solvan oma arsti, kui ma tervenen. Oh my god, uusi. Kui tervenen, pean kuidagi edukaks saama. Pean tervenemisel lahkuma õnnetust suhtest. Miski ei aita nii kui nii. Mõtlen, et ma teen nendest tervenemise uskumustest nagu negatiivsetest uskumustest nagu pildi. Kas mõistad juba, et ükskõik millest võib saada negatiivne uskumus? Sellest on sul kogu protsessi puhul palju abi. Negatiivsete uskumuste tuvastamise põhiküsimused. Kliendi seansside ajal olen juba üsna osav varjatud uskumusi intuitiivselt ära arvama. Ehkki mõnikord tunduvad need algul üsna naiivsed või asjakohatud. Osutuvad need kliendi puhul siiski sageli õigeks ning aitavad meil edasi liikuda. Nüüd, kui oled eelnevate peatükkide näol oma tervenemisele juba korraliku aluse ehitanud, vaata, mis sulle veel pähe tuleb, kui esitad endale järgnevalt välja toodud küsimused. Need on mõeldud selleks, et sul tekiks oma uskumuste kohta mõtteid. Kui mõni idee pähe turgutab, siis mine sellega kaasa. See tähendab kindlasti midagi, isegi kui mõni vastus kõlab naeruväärsena.
Ära heida seda kõrvale. Sinu alateadvus püüab sulle võtmeid kätte mängida. Kui mingi meenutus ja uskumus esile kerkib, pane see kirja. Järgmise sammuga õpime neid vabanema. Need halvad uskumuseks võib ümber kirjutada. Näiteks see, kui tervenen, pean kuidagi edukaks saama. Kui tervenen, olen õnnelik ja edukas. Täiesti õudne, kui palju uskumusi inimestel nagu on. Nii, miks võib osa minust arvata, et ma vajan seda raskust, ebameeldivust, haigust? Kui ma sellest loobun, kes pääseb karistusest, ehkki minu arvates on ta selle juba ära teeninud? Kes kannatab, kui ma sellest murest jagu saan? Kas see mure teeb mind kuidagi tugevamaks? Mida ma kaotaksin, kui mul poleks seda lugu? Mis on selle halb külg? Mida ma arvan, et peaksin tegema, et vabaneda sellest olukorrast? Kas sellel on mingi halb külg? Iseenda tervenemisprotsessi ajal küsisin endalt sageli, kui minu ajul oleks mingi hull idee selle kohta, miks ma ei tohi terveneda, siis mis see oleks? Üllatuksid, millised need vastused olla võivad. Uskumuste tuvastamise teine tõhus viis on jällegi selle kõikvõimsa lihastesti kasutamine. Lihtsalt esita oma kehale küsimusi, mida äsja saavutasin ning korda neid, kuni juhidki end otse uskumuseni. Pea meeles, et su keha ütleb sulle, mis on tõde. Kui sa ei usu, et see tõde on sulle kasulik, siis peaksid sellest vabanema või end sellest eemaldama, mida me peagi ka teeme. Lihastest mingi uskumuste tuvastamiseks võib toimuda umbes nõnda. Küsi, kas ma kahjustan kedagi, kui ma tervenen sellest? Kui su keha vastab jaatavalt, jätka küsitlemist. Kas ma teen tervenedes kahju kellelegi, oma pereliikmele? Kui su keha vastab eitavalt, jätka oletamist, mainides perekonnaliikmeid, sõpru, töökaaslasi ja kes sulle iganes pähe turgata. See on koht, kus võib ilmneda sugupõlve uskumusi. Seda kahtlustades võiksid kontrollimiseks kohe lihastesti kasutada. Ja küsib midagi sellist, kas stressi minu kehas põhjustab mingi suguvõsa uskumus. Ja siis saab vastuse kas jah või ei. Ka uskumuste puhul tuleks kasutada positiivseid avaldusi, nagu tegime lihastesti juures, et keha vabanemisprotsessi ajal segadusse ei satuks. See tähendab sõnasta uskumus. Ma ei saa oma vajadusi rahuldada või ilma hädata rahuldada. Ma saan oma vajadusi rahuldada ainult siis, kui mul on see häda. Ma langetan alati väära otsuse. Ma ei langeta kunagi õigeid otsuseid. Selge sõnastus lihastesti ajal annab sulle kindlustunde, et saad õiged vastused. Loodetavasti tiirleb nüüd su peas ohtralt uskumusi. Alateadlikul mõistusel on tavaliselt rohkesti suurepäraseid ideid, miks me ei tohiks oma raskustest üle saada. Edasi räägime täpsemalt, mida nende kahjulike uskumustega tuleks nüüd ette võtta. Nii, jätan praegu selle lugemise pooleli, teen pausi, et mu suu on ära väsinud. Ja järgmine peatükk on siis jõua selgusele, kas sa peaksid rohkem teadma